Energiamajanduse telgitagustes. Tere tulemast kuulama ABB podcasti Energiamajanduse telgitagustes, kus täna siis teeme juttu targast võrgust. Teema, mis võib-olla paljudele on juba kõrva kostnud, aga võib-olla kõik veel sellest nii palju ei tea. Ja siis täna üritame sellele teemale natuke otsa vaadata ja saate jooksul ka vastata küsimusele, et miks juba täna peaks investeerima tarka võrku. Seda teemat on meil tulnud siis lahti mõtestama Ivo Palu, TalTech professor ja elektroenergeetika mehhatroonika instituudi direktor ja Tanel Türk, kes on ABB globaalne ärisuunajuht. Tere! Tere! Ja mina olen Enn Karin ja töötan ABBs müügijuhina. Ja kuidas me siis esimese teemana peaks nagu alustama siis selle tarkvõrguga, et kui ma mäletan enda ülikooli ajast, kuskil 10 aastat tagasi, sai sellest tarkvõrgust natukene ülikoolis ka kuulata, et siis oli sellest juttu rohkem kui midagi, mis tuleb tulevikus. Et veel tol ajal ei olnud tehnoloogia veel võib-olla nii kaugel, et sellest saaks tõesti rääkida kui millestki, mis oleks nii-öelda päris praktiseeritav igapäevaelus. Aga nüüd on 10 aastat edasi läinud ja energiasüsteemid muutuvad, tuleb rohkem taastuvenergeetikat võrku ja on tekkinud igasugused uued tehnoloogiad ka. Ja siis Ivo alustakski sinust, et kuidas on ka ülikoolis siis tarkvõrgu teema 10 aastaga nii-öelda edasi liikunud varenenud, et millest ülikoolis praegu räägitakse? No, tarkvõrgu puhul võiks alustada sellest, et mis teda targaks teeb. Et kui esimene asi oli see, et kunagi käisid inimesed koha peal alajaamas mingisugust näitu võtmas, siis esimese asjana mindi kaugloetavate näitude peale. Et me teame, kui palju kuskil tarbitakse, mis pinged on, et siis me läksime selleni. Siis sealt edasi hakkasime lülitama, et me ei pea ju kohale minema, et me saame kaugelt lülitada neid asju. Ja ma arvan, et see viimane trend, mis meil nii-öelda selles, kui me mõtleme neid õhuliine või suuri ülekandevõrke või jaotusvõrke, on see, et kuidas me saame ennetada näiteks nende rikkeid ja hooldust. Et mis me seal teha saame. Ja ma arvan, et see on nüüd kogu selle elektrisõltuvuse kasvamisel on see täna kõige nagu kuumen teema, et kuidas me teame, et need asjad on meil jätkuvalt töökindlad. Tanel, mida sina ABB klientidele räägid, kui tuleb teemaks, tuleb energiavõrkude siis targemaks muutmine või energiasüsteemide targemaks muutmine? Noh, nagu sa isegi ütlesin ja Ivogi ütles, et eks see tark võrk on nii-öelda, see mõiste on ka natukene muutunud, et 10 aastaga oli tõesti võib-olla siin natukene automaatikat ja loogikat võib-olla parandati, aga tänaseks oleme me seal maal, kus see võrk suudab ise paremini opereeruda, tegelikult täna juba suudab väga palju ka suudab ennustada, mis on nii-öelda tulevased koormused ümber lülitada ja nii edasi. Samuti selle 10 aastaga on muutunud väga palju ka võrgu komponentide valik. Et nii-öelda varutoiteallikate efektiivsus on tõusnud. Lihtne näide kas või autolaadijate koha pealt, et 12 aastat tagasi, kui Eestis hakati Elmo võrku tegema, tuli välja ka iPhone 4, eks ole. Laadimiskiirus oli võib-olla seal 22 kilovatti. Täna me loeme uudistest megavatt laadimisest ja iPhone on ka täna teine asi, mis ta on. Et valik on laienenud, mida me ka nagu oma kliendile üritame öelda, et ei tasu olla kinni selles, mis oli 10 aastat tagasi. Kuigi energeetika on natukene konservatiivne valdkond, aga selles mõttes tasub alati olla avatud kõikidele võimalustele. Võib-olla läheks natukene ka konkreetsemaks, et millistest osadest üldse see tarkvõrk koosneb, et meil on tootmine, tarbimine, mingisugune salvestus, tarkus, mis seal nende vahel on, kuidas selle nagu niimoodi hästi selgeks teha nagu kuulajatele ja võib-olla ka klientidele, et siin on see termini küsimus natuke, et kui me võtame selle targa võrgu, siis minu jaoks on võrk midagi, mis on mingite asjade vahel.
ehk hoiab midagi koos. Ja küsimus ongi nüüd see, et kaabel ise ei ole kuigi tark. Küsimus on see, et mis asju see kaabel või see õhuliin, mida ta ühendab ja mis on need, nagu Tanel ütles, et mis on need targad komponendid, mille küljes see kaabel siis on. Et kui me räägime sellist targast süsteemist või üldse nagu tänasest energiasüsteemist, siis järjest rohkem on seal ju elektrist sõltuvaid tarbijaid. Et me lähme üle samad autod, aga me räägime siin täna ka soojuspumpadest ja kõigest nendest asjadest, kus seda kaugkütet, see läheb ka elektri peale juba. Et see teeb selle asja nagu targaks, aga me ei saa unustada ikkagi seda, et see peab kõik olema juhitav. Ja juhtimine on ikka koondunud kuhugi dispetšeri laua peale, et kuidas nüüd süsteemi haldurid, neil on meie tudengitel on väga ilus nimi pandud sellele dispetšeri ametile, nii et... Ma lisaks siia, et tegelikult ju tööstus on ka läinud väga palju muutnud oma profiili. Et võib-olla siin 10 aastat tagasi oli hästi palju lihtsalt tavaline rauapainutuspink, eks ole. Täna, kui sa paned neid pinke rohkem, võib-olla on sul vaja juba robotit mingit teatud funktsioonide juurde, siis oleks vaja väikest võib-olla sükest konteiner andmesidekeskus, mis haldab neid robotid ja nii edasi. Ja kõik see on kindlasti ka targavõrgu osa, sellepärast, et see asi areneb ja vajab ka seda, et seda juhitakse õigesti. Vastasel juhul võib juhtuda, et lihtsalt ei ole see tarkvõrk enam nii tark midagi. Just, räägime natuke ka siis elektri tootmisest, et meil tuleb hästi palju, tuleb nüüd juurde võrku, öeldakse siis juhitamatut võimsust, päikest, tuult, et millised need väljakutsed ja millised võimalusi võib-olla tarkvõrk siin meile pakub lähitulevikus või juba praegu täna? Ma tahtsingi just lisada siia, et see targa võrgu komponent on ka täna see, et mis hinnaga me seda energiat turult ostame. Ehk me peame oma tarkust, oma tarbimist muuta või tarbimist nihutada või tarbida just siis, kui elekter on soodne. Et praegu on meil õues päike paistab, erakordselt soe, tahaks öelda, et jäädavalt nädalavahetuseks, aga hind on praktiliselt olematu tänasel tunnil. Ehk täna on praegu mõistlik igasugu elektriintensiivseid asju teha. Ja see on see, mis tarkvõrk teebki meile selle nagu tehtavaks, et me teame, mis hind on, meil on võrk piisavalt tugev ja ta lubabki mul täna tarbimist edasi nihutada, et ma saan päeval midagi ära teha. See on üks osa tarkusest. Et laadida kõik akud, mis täna kodus on, tuleks täis laadida arvutit neile kõikidele asjadele. Otse loomulikult tark on ju see, et sa toodad või kasutad elektrit siis, kui see kõige kasumlikum on, eks ole. Aga täna on ka neid nii-öelda buffer-seadmeid on tegelikult valikus ju väga palju. Ja nad on ka läinud rohkem kättesaadavamaks, et üks võimalus on, kui on elektriauto, pane siis kas või autosse. Või kui sul on nii-öelda osta energiasalvestussüsteemi, et see buffer võib ju ka sellisel ajal teda kasutada, et tarkvõrk kindlasti ei ole puhtalt automaatika peal. Aga ikkagi meil tuleb, nüüd tootmisest rääkisime, juba tuleb elektriautod tulevad jutuks siin, salvestus, selline teema, et kas nende ja elektrihinnad täpselt samamoodi on väga muutuvad, et kas nüüd me peaks juba hakkama ikkagi juba soovitama, et hakkake oma akusid koju varuma, et no kui me vaatame, ma juba ütlesin ka, et on läinud nagu nii-öelda kättesaadavamaks, eks ole. Et 10 aastaga akude hind on teinud väga suure nii-öelda korrektuuri, et 10 aastat tagasi võib-olla see kilovatt-tunni hind oli seal kuskil $1200 kilovatt-tunni kohta. Täna akutootjad või autotootjad ostavad osad siin $130, kes isegi vähem, aga ehk siis liitium-ioon akude hinnad on 10 korda alla tulnud selle ajaga. Et ja kindlasti kõik akude tootjad ka ise otsivad rohkem nii-öelda säästlikumaid tehnoloogiaid ja see hind kindlasti nii-öelda jätkub paremuse poole liikub. Mulle väga meeldib see mõte, et me peaksime rohkem nagu energeetikast teadma ja elektrist ja elektriturust ja kõigest sedast. Samal ajal ma arvan, et me ei pea kõik elektrikuks hakkama, et me ei pea
saia ise kogu aeg kodus tegema või tomatit kasvatama. Et samamoodi võiks lihtsalt selle elektri tarbimisega üle vaadata, et kas ma pean ikka nagu nii palju tarbima ja kas mul on vaja seda akut kuhugi, et lihtsalt ma olen väga nõus sellega, et kellel on tehnoloogia, kellel on seda võimekust, aga meil ei ole nagu ikkagi kodutarbijatel, kellel on 50 € elektriarve, et ära mine selle akuga mängima, et sa lihtsalt kasvatad oma elektritarbimist sellega, et sa paned endale aku juurde, et aku on aasta lõpuks ikkagi täiendav elektritarbija, ta ei ole elektritootja. Aga kes võiks akusid endale paigaldada? Akust võiks paigaldada keegi, kellel on sellest tolku ka siis, kui elekter ära on. Et selles mõttes, et need, kellele ta on kasutatud varutoiteallikana, et nemad saaksid siis seda just nende katkestuste korral kasutada. Et sellel on või kellel on, võrk on seal selline, piisavalt on häiringuid ja asju, et see aitaks nagu seal leevendada. Aga ja võib-olla kellegi ikkagi, kelle need elektriarved suured on. Et sa teed ikkagi täiendava investeeringu, et sa paned oma päiksepargi kõrvale samas hinnas salvesteid ja siis vaatad, kui väike mul elektriarve on. Samal ajal palid sa päris palju raha nagu sinnasse varasse hakkama, mis vananeb. Nii et ja kui me räägime igasugusest ringmajandusest ja igasugu keskkonna jalajäljest, siis sorry, aga aku panek jalajälge küll ei vähenda. Otse loomulikult on nii-öelda tasuvusarvutis kindlasti on asi, mida tuleb teha, mitte minna suure urraaga kaasa, et aku hind on odav, et paneme aku, et maapiirkondades kindlasti on sellest kasu, eks ole, või kui ei ole võimalik anda näiteks päikeseenergiat, võib juhtuda, et sa ei saa kõike anda näiteks võrku. Kui on olemas paneelid, sa ei saa võrku anda, sa peab midagi taga tegema, eks ole. Või soojuspumba ette samamoodi, lihtsalt, et hoida seda, et kui sul ongi häiring võrgus, et sa saad ikkagi see soojuspumpa kasutada. Et kui sul on väljas miinuskraadid ja mingil muul moel sooja teha ei ole, siis võib-olla tasuks natukene mõelda ka selle peale, et kuidas ikkagi oleks võimalik seal soojas olla, et see maja päris nagu puruks ja külmuks torud. Aga üks teema võib-olla siia veel lisaks on energia kvaliteet ka, et Tanel juba korra seda tõesti nagu mainis, et kui ei ole varustuskindlust, aga üleüldiselt ootamatud katkestused võrgus, et kas tavatarbija peaks selleks kuidagi valmis olema või me pigem peaks vaatama tööstustele otsa siin, kes peaksid rohkem seda teemat nagu arvesse võtma? Ma arvan, et see on kõik peaks nagu mõtlema, et mina olen alati seda meelt, et alati ei maksaks süüdistada sul nii-öelda teenusepakku, et sa võid ju öelda küll, et et teenusepakkuja ei toonud mulle, aga tasub alati ka mõelda seda, mida ma saan ise ära teha. Et otse loomulikult kuskil metsas elades tasub mõelda, et mis maa siis saan ise ära teha, aga tööstuse poole pealt otse loomulikult ka tööstus saab palju ära teha. On olemas varutoite allikad ja nagu ma täna ütlesin, efektiivsus on läinud juba väga heaks. Näiteks ABB-l UPS või varutoite allika seadmed on 97,4% efektiivsusega. Ja seal on tegelikult väga lihtne teha tasuvusarvutus, kuna need seadmed on 24/7 järel põhimõtteliselt, siis elektrina võib teha ise selle tasuvusarvutuse suht kiirelt. Ja kui on veel ka kriitilisi protsesse, eks ole, tööstuses, seda enam lisab see tasuvusarvutusele juurde. Et mõne näite on siin kas või klaasitööstusest või tselluloosis või kui see läheb ikkagi elekter ära teatud ajaks, siis sa võid selle tootmise nii-öelda maha kanda. Et seal kindlasti saaks sellele mõelda. Ma selle elektri kvaliteedi koha pealt ma ütleks niimoodi, et see on nagu siuke, kuidas ma ütlen, enamust ei puuduta nagu toidualergia, et kui sul ikkagi pähkli vastu on allergia, siis ära pähklit söö. Et kui sul on nagu elektri kvaliteet on kehva, siis muretse selle jaoks mingi seade, aga see ei puuduta enamust. Nii et selles mõttes on ikkagi, et kui sul on tundlikud seadmed või sul on nagu tõesti ongi kehva olukord, et siis lahenda seda. Aga et kuidagi massiliselt osta tagavaraks endale midagi, mis ei leevenda sul mitte midagi, siis ei ole mõtet seda teha. Ära ravi haigust, mida ei ole, eks ole. Just nii, et kokkuvõttes võime öelda, et energiasalvesti, kui selline on suur investeering ja kindlasti seda tehes tasuks mitu korda läbi mõelda, et milleks sul seda salvestit vaja ikkagi on. Aga võib-olla liigume edasi siit
tarbimise nagu enda juurde, et prognoosid näitavad ju elektri tarbimise kasvu, eks, et ikkagi transpordis nähakse ette rohkem liikumist elektritranspordi suunas, kodumajapidamistes soojuspumpasid pannakse sisse, et ja ikkagi elektrihinnad on hüplikud, et tarbimise juhtimine on kindlasti üks tegelikult võib-olla olulisem teema tarku võrku silmas pidades, et see on väga hea teema, et ma arvan, et just praegu me ei saa selle odava hinna ja selle päikse ja taastuvenergia ja kõige selle juures nagu unustada ära, et miks me need asju nagu teeme, et mul on jah, endal niisugune hea näide omal nagu suvilast võtta, et naabril on päiksepaneel ja siis ta vaatab, kuidas ta seda kalli negatiivse hinnaga peab seda tasuta ära andma ja siis nuputab välja, et kuidas nagu, kas peaks ikka elektrikeris ostma endale, et see nagu ära mitte võrku anda. Aga see ei ole ju see idee ju päiksepaneelide panemisel ei olnud just see, et ma nagu samal ajal oma tarbimis kasvataks. Et kui me räägime ikkagi jälle sellest rohepöördest ja kainest mõistusest, siis me peaks ju tegema kõiki selliseid investeeringuid oma kulude vähendamiseks, oma mõju vähendamiseks, et võrgust vähem võtta, ise siis kasutada seda elektrit sellel ajal, kus on odav, et nõus, et me söögi tegemist ei saa nagu edasi lükata, et seda ei ole mõtet nagu nälgida selle jaoks, et mul järgmisel tunnil on nagu elekter odavam, on. Aga võib-olla mingi kreisaega puid saagida tipptunni ajal, ei tundu ka ju päris mõistlik asi. Ja seal ma olen väga nõus, et automaatika, mis kontrollib soojuspumpa, boilerid, põrandakütet, et kui seda tehakse ilma sinu sekkumata automaatselt, siis see on nagu väga teema. Aga ikkagi see kodumajapidamiste inerts oma tarbimist mitte liigutada on nagu ikkagi olematu. Et pigem tahaks ikka harjumuste küüsis olla ja teha nii, nagu kogu aeg olen harjunud. Et Mulle meeldib, et sa tõid sisse seal kodumajapidamise poole ka, et tegelikult me kõik ei peaks ka hakkama nii-öelda automaatikuteks ja teadma täpselt kõiki neid asju algoritmide näol, et täna tegelikult nii-öelda tarkade kodude juhtimine ja programmid on läinud juba piisavalt nutikaks, et ühendad ka nii-öelda börsiindeksiga ja ega saabki edasi lükata, kas või see soojuspumba või kui sul on võimalik siis sooja vett võib-olla odavamal ajal teed natukene soojemaks ja lased kallimal ajal lihtsalt ei küta, eks ole, et neid meetodeid on tegelikult, et ja kindlasti tasuks sellele mõelda. Ja ma ütleks seda, et selline nihutamine ei tekita ka ju seda salvesti kulu. Eks sa tarbid teisel hetkel ilma, et sa oleks selle salvestisse pannud ükskõik kui hea ja halva kasuteguriga. Et sa lihtsalt seda vett soojendad hiljem, sul on see sama elekter, ei lähe kadudeks. Et selles mõttes on igasugune selline paindlikkus ja tarbimise juhtimine on nagu kogu selle keskkonna mõistes minu jaoks oluliselt mõistlikum tegevus, kui lihtsalt salvestada ja sealt tagasi võtta. Näidet võib tuua mujalt, eks ole, või teisiti, et USAs teatud kliendid näiteks, kellel olid suured külmkapid, vaatasid üle selle, mis on see külmkapi nii-öelda temperatuur ja teatud perioodidel langetasid 1-2 kraadi. Ja tegelikult see 1-2 kraadi on päris kõva numbrites päris suur tulemus, et neid võimalusi tegelikult neid asju korra kainelt üle vaadata või nii-öelda talupoja mõistusega võib-olla, et tasub ikka. Eestit ootab ees järgmine aasta päris võib-olla oluline muutus, vähemalt meile elektroenergeetikutele küll, et Eesti liitub siis Kesk-Euroopa sagedusalaga ja palju on juttu olnud sellisest teenusest nagu süsteemiteenus. Et kas see on midagi, kus võib-olla Eestis tarbijad võiksid hakata selle peale mõtlema, et see võiks olla mingisugune lisatuluallikas või kuidagi enda tarbijaid süsteemiteenuse turul näiteks hakata pakkuma nii-öelda teenusena? See sõna kõlab väga lihtsasti, hästi lihtne oleks, jaa, muidugi süsteemiteenuste turg on põnev ja kõik saavad sinna nagu pöörduda ja siis tuleb küsimus, mis see süsteemiteenus üldse on. Et praegu meil
kodutarbijal oli sellega nagu väga midagi teha, et jah, me räägime siin mingisugusest virtuaalsetest elektrijaamadest, hästi palju on termineid, saab juurde tuua siia mängu, et kuidas, kui meil on ühes kodus üks vidin ja siis meil on 100 kodu või 1000 kodu, siis kuidas need vidinad kõik reageerivad ühele või teisele asjale, et siis keegi kogub need vidinad kokku ja pakub seda siis nii-öelda Eleringile kui süsteemiteenuste pakkujale, et vot näed, et mina nüüd tõstan tarbimist või vähendan tarbimist selle võrra, et see on nüüd see nii-öelda süsteemiteenus. Teine on, mis on siis akudega saab pakkuda siis energiat, saab pakkuda võimsust, saab pakkuda reageerimiskiirust, et see on see, mis nagu nende süsteemiteenuste taga on. Aga ma pigem ütleks, et see on jälle selline, et finantsturgudel on ka hästi palju instrumente, aga kes on tähtajalises hoiuses kindel, sa tead, et see on tagatud ja kasuta seda, et kõiki asju ei pea nagu proovima katsetada. Ma võin välja tuua mõne näite, jällegi on, Eesti nüüd küll läheb sellele turule, aga tegelikult Euroopas on palju riike, kes on juba selle läbi teinud ja väljaspool Euroopat samamoodi. Jah, tõesti on näha seda esialgset optimismi võib-olla üleliia palju. Kõik, kes ei täpsemalt sellest asjast ei tea, leiavad, et see on hea ja uus lahendus, aga kui hakata süvitsi minema, võib-olla seal tekivad mõningad probleemid. Ehk siis ongi, et nagu sa ütledki, et finantsturgul on palju erinevaid vahendeid, aga turg, ma arvan, loksub paika paari aastaga ja lahendused, mis tõesti on kasulikud võrgule ja aitab kaasa, jäävad püsima ja mis ei, siis need lihtsalt hääbuvad ära. No, mis ta teeb täiendavat motivatsiooni samade salvestitele ja ta tekitab ka selle, et võib-olla saab tuulikuid ja väiksepaneelega alla reguleerima hakata, et kui selle jaoks on täiendav motivatsioon, seepärast, et täna sa saad, kui sa elektrit toodad, sa saad selle eest tasu, kui sa elektrit ei tooda, siis sa ei saa ja kui ma käsin sul oma tootmist vähendada, siis ma saan ju vähem raha selle eest, et aga kui ma seda kompenseerin sul teisiti, sama süsteemiteenusega, siis mul võib olla motivatsiooniga seda mingitel tingimustel vähendada, et see on see mõte. Ehk siis pigem võiks mõelda suurtarbijate suunas, kui me räägime üleüldse sellisest tarbimise juhtimisest ja kellel on võib-olla kõige rohkem võita sellest, et siis nüüd küsikski siin võib-olla ka täpsustamiseks ka, et millised võib-olla sektorid, kui me räägime nüüd tööstustest, võiksid olla nagu kõige suuremad kasusaajad enda tarbimise siis tarkuse suurendamisest? Ma arvan, et Eestis tegelikult neid näiteid on praktiliselt iga tööstus, kellel on piisavalt suur energia tarbimine, tegelikult annab võita. Me võime rääkida siin saeveskitest, kus on päris suured mootorid, päris suur tarbimine taga, me võime rääkida mootorite nii-öelda kaasajastamisest, minna uute nii-öelda efektiivsemate peale, lisada veel sagedusmuundurid sinna juurde, ja võime muudest asjadest ka rääkida, et kindlasti andmesidekeskused, nii palju kui neil Eestis on, nemad kindlasti võidaksid, sest seal on väga suur energiatarbimine, et praktiliselt jah, iga tööstus, kes tegelikult saab ikkagi üle vaadata, mis seis neil täna on ja mis seal nagu teha annab, et ma ütleks niimoodi, et kellel kui valus on ja nagu siiralt, et kui meil on energia on odav, siis selle peale ei hakka keegi väga midagi nagu tegema. Et samas me tahamegi ju taastuvenergiat saada, et see on odavam, et kui meil nagu fossiilkütustel põnev energia. Samal ajal, kui seda volatiilsust tuleb järjest juurde ja mingitel tundidel nagu kuidagi ei ole mõistlik nagu mingisugust pinki käima panna, siis ma panen ta seisma. Ma just hommikul rääkisin kolleegiga, et me üritame oma Mustamäe linnakus ka vaadata, et võttes arvesse nüüd tudengite liikumist, elektri hinda, et äkki peaks tõesti vaatama, et kas me võiksime öelda, et labor toimub alates õisel ajal. Alates 10 päeval kuni kella 3, seepärast tõenäosus, et siis on odav, elekter on suur, ehk täpselt labori algusaega ei ole, sõltub sellest, mis on elektri hind. Et kui sul on intensiivne labor on. Samamoodi võiks öelda, et tulete tööle, aga lõuna sõltub sellest, et millal, kui kallis elekter on. Et odaval ajal teete tööd, siis kui on kallis elekter, siis lähete lõunale.
jah, et king tavalises pigistab siis, kui see elekter ära läheb, siis on kõik eksperdid, eks ole, et aga hea, et sa tõid siia sisse ka selle CO2 jalajälje natukene, et tööstus, andmesidekeskused, eks ole, suure energia tarbimisega, neil on päris suur motivatsioon ka vähendada seda jalajälge. Ja mida nii-öelda keskkonnasäästlikumad nad on, seda paremad on ka neil maksuskeemid, ütleme niimoodi, ja globaalsed firmad väga palju ka panevad kohustusi oma hankijatele või tarnijatele ja koostööpartneritele, et nimesid küll ei nimeta, aga suured kauba veebipoed, et vedada oma kaupa laiali, näiteks teevad lepingud kohalike nii-öelda vedajatega, ainult kellel on elektrifliit. Et selles suhtes see CO2, jah, sealt, kus see king pigistab, siis mõnedel tööstustel pigistab ka sealt. Aga kui nüüd natuke võib-olla rahast ka rääkida või investeerimise mõistlikkusest, et millest üldse peaks alustama? Ütleme, võtame näiteks jälle mõne tööstuse siis, et millest peaks alustama tööstus, mis on kõige suurema võib-olla tootlusega, mis esimesed asjana peaks võib-olla nagu käsile võtma? Kas midagi energiaefektiivsuse osas või panna omale paneelid või mis see võiks olla? No eks see põhitoode peab ikka olema see, mis esimesena tehakse. Ehk kui ta on juba olemasolev tööstus, siis tuleks teha see energiaaudit, et kas tal on omal töötsüklis vaja näiteks sooja või külma, et kas tal on see olnud tema jaoks oluline, et ja siis kuidas seda teha, et mis tehnoloogiat seal kasutada. Tänapäeval laelampidest rääkida ei tundu kuskil väga nagu mõistlik, aga samas me oleme päris mitme tudengitööga avastanud, et endiselt on mingisugustes vanades ondetes 100-vatised pirnid laes, mille kõrval konditsioneer jahutab õhku. Et see tundub nagu tragikoomiline, aga täna on see nagu tehtav, et reaalsus, et selles mõttes ja tihti piisabki nagu lihtsalt valdkonna inimesest sisse jalutamist saades aru, et okei, siin tuleb midagi teha. Ja selle mõttes on küll üleskutse, et võtke ülikooliga ühendust, saatke oma tudeng, saatke meile mingisugune kiri, et keegi võiks tulla tudengitööna midagi siin ära korda saata, et me oleme nüüd täna teinud Toidupangale ühe sellise uuringu, et mis nemad saaksid teha. Me oleme Nukuteatrile teinud nii-öelda auditi, et vaadata, mis ekraanid seal sees on, kuidas nemad saavad elektriarveid kokku hoida. See teatrite suur hinnatõus, elektri hinnatõus, see väga mõjus neile. Ja siis oligi, et võtsime teatriga ise ühendust, saatsime tudengi sinna, tegi analüüsi. Et need on need sellised kuluefektiivsed on, aga ta on win-win. Et sul on tudeng, saab päriselt midagi korda viia, ta saab kogemuse ja see asutus saab väiksema elektriarve, et see on üks. Tudeng saab lõputöö tehtud. Aga see oleneb ka tegelikult tööstusest, et kui sul on niisugune ilus silekatus, suhteliselt lihtne on panna päikesepaneele peale või keerukam kindlasti on hakata vahetama saekaaturis mootoreid välja või midagi siukest, aga tegelikult need võidud on igal pool olemas. Tihti peale tõesti, kuna meil on tegelikult päris palju vanu hooneid ka, eks ole, et võib-olla saab midagi akendega ära teha või valgustusega ära teha, et seda küttarveid vähendada ja nii edasi, et tasub vist äkki talupoja mõistusega kõrva otsa vaadata ja mõelda. Tanel, sina oled mööda maailma ringi käinud, suhelnud erinevate klientidega, kindlasti ka läbi ABB müünud võib-olla klientidele erinevaid lahendusi, et on sul võib-olla mingeid edukaid näiteid ka maailmas tuua, kus on saavutatud mõne väga hästi planeeritud investeeringuga päris hea selline sääst või mõni hea? No sama varutoitallika koha pealt, et see efektiivsus, mis on täna, nagu ma ütlesin, 97,4%, siis tehes arvutuse, võttes näiteks, et see efektiivsus, kui oleks 1% vähem, mis see 1% nii-öelda ikka teeb,
siis, aga kuna see seade oleks 24/7 järel, siis siin 10 aasta töö eluea jooksul võib juhtuda, et see sääst võib olla seal 1-2 miljonit eurot. Et see tuleb vaadata jällegi otsa, et kuhu see energia nii-öelda kaob, eks ole, et ja mis annab teha. Kui me vaatame Eesti mõistes, siis ega Eestis on ka neid varutoitallikaid on haiglad välja vahetanud oma efektiivsusega lisanud, et neid näiteid on päris palju. Ja mootoriga jah, et lihtne näide, et kui kasutada siin tier 3 mootorit või efektiivsemat tier 5, siis annab tegelikult seal säästu saada 30%. Ja me näeme väga palju tööstused, kes on läinud seda teed, et vahetavad mootorid välja. Ja kui sa paned tänapäevasema mootori, nagu me alustasime targast võrgust, siis on ka võimalik seda juhtida. Et näitena kas või jällegi andmesidekeskuste poole pealt, kui me vaatame, kui me suudame ennustada täna juba, kui suur on see nii-öelda võrguliiklus, saab ennustada, kas on vaja lisajahutust, võib-olla ei ole vaja lisajahutust, on võimalik lasta seadmed natukene soojemaks ja on jällegi võimalik ennustada ja kulusid kokku hoida niimoodi. Eesti majandusel ei ole läinud viimasel ajal just kõige paremini, et ja suur osa sellest majanduse langusest on tulnud just tööstusest. Ja sellel teemal võib-olla korra peatudes, et mis te arvate, milline seis on hetkel Eesti tööstustel just võib-olla tarkvõrgu lahenduste osas, mis äkki võiks nende efektiivsust ja võib-olla ka konkurentsivõimet tõsta? Oi, see on nii hea küsimus. Kõige suurem puudus on tarkadest inseneridest. Seepärast, et nagu ma ütlesin, et kui sul ikka tead ja inimene elutab tehasesse sisse, olles koolis midagi omandanud, siin oleks see muutmist ja seal on uus tehnoloogia, milline, ma ei tea, pump või arvesti või mis iganes teil on, et selle kohta on midagi uut juba turul on. Aga lihtsalt, et kui neid inimesi, kes seda tarkust omandavad, on vähe, siis me ei saa seda edu kuidagi teiste riikidega nagu mööda joosta, kui meil ei ole neid tarku inimesi, kes sinna lähevad. Et selles mõttes, et me oleme küll praegu väga elevil oma suurte vastuvõtunumbritega, et me näeme, et praegu see inseneriharidus, kõik sellesse riigi pandavad vahendid, et seda haridust populariseerida, võiks tähendada seda, et kui nad ühel hetkel siin bakalaureuse lõpetavad või magistri tasemelt oma insenerikutse saavad, et siis nad lähevad päriselt seda tööstust nagu targaks tegema ja siis me suudame nagu ka lennata. Et kui me teeme varumeestega tehastes töös, siis me kuidagi, ma ei näe, et me eesrindlikud oleksime. Aga kas tööstused on sellest aru saanud? On ja mul on täitsa hea meel, et nad tulevad täna juba ülikoolidel on nagu kaasa ja ABB on siin ju kord kvartalis käib ülikoolis rääkimas, et kuidas meil läheb. Ja teised ettevõtted ka toetavad just seda, et me käiksimegi juba gümnaasiumites ja koolides rääkimas, mis asi on inseneriharidus, mis asi on energeetika, mida seal teha on, mida seal oodata saab. Ja hea on öelda täna, et ülikool teeb oma vilistlaste hulgas palgauuringud ja energeetika magister on esimene peale IT-d oma töötasult. Nii et selles mõttes on nagu täitsa kobe valdkond. Nii et Jaa, ei, väga hea, me saame elektroenergeetikale ka natukene siin promo teha, aga Tanel, mis sina Eesti võib-olla ettevõtetele soovitaksid siin või? Ma esmalt aitan Ivot selle punktiga kaasa ka, et inseneri on vaja, ja jätkuvalt on vaja ja kõrgel tasemel on vaja. Et kui me vaatame neid erinevaid tööstusrevolutsioone ja neid hirme, et tulevad robotid, võtavad kõik meie töö ära, ei läinud niimoodi. Tekkisid uued töökohad teise profiiliga, aga tekkisid uued. Täna on meil väga suur hirm, et AI tuleb, võtab meil kõik töö ära. Ei lähe suht suure tõenäosusega niimoodi, vaid jällegi muutub profiil ja ma arvan, et kui me istuksime siin 5 aasta pärast, siis see inseneride vajadus on veel suurem, kui see oli täna. Et aga mida tööstus ära teha saab, tööstus saab väga palju ära, et me tegelikult ju proovisime või käsitlesime ka neid teemasid, et
kindlasti vaadata üle oma energiatarbimine, võtta otsused sealt poolt vasta. Ja kui me täna vaatame, just enne siia tulekut vaatasin korra Äripäeva nii-öelda headline'id üle, iga teine või kolmas teema käsitleb seda, et Eesti tööstus on tegemas samme, kuidas oma konkurentsivõimet välisturgudel kasvatada. Panna rohkem automaatikat tehastesse, teha natukene see tehase profiil üle või investeerida uude tehasesse, mis on jällegi natukene targem. Ma arvan, et Eesti tööstus on õigel teel, on aru saadud, mis on nii-öelda ikkagi eduvõti või mis on vaja, et välisturgudel läbi lüüa. Ja korra ka mainisin, et kui on nii-öelda teha allhanget globaalsetele suurematele firmadele, nendel on olemas oma nii-öelda CO2 targetid, eesmärgid ja nendest, et kinni pidada, siis peab ka nii-öelda nende tarnijad peavad nendest kinni pidama, et tööstus, kes tahab välisturgudel olla edukas, peab ka täna sellega Eestis arvestama. Väga hea, vaatame korraga tulevikku. Et kui siin saate alguses sai räägitud, et milline oli ülikooli õppe 10 aastat tagasi tarkvõrgu teemadel, et milline see võiks olla 10 aasta pärast, või mis nii-öelda ees võib oodata, et AI-st siin juba Tanel korra natuke mainis, et kas... No AI on juba ülikoolis sees, et selles mõttega me ka sellest ei pääse, et natukene tuleb veel luputada, kuidas see koostöö nagu niimoodi käima panna, et mitte ainult tudengid seda kodutöödes kasutavad, vaid kuidas õppejõud ka seda nagu käsivad kasutada, et seal veel on natukene möödarääkivust, aga mida ma näen ja mida nüüd igasugune iseõppimine ja kuidas nüüd igasugu sotsiaalmeediatest trikkide ja nippide õpetamist ja igasugu tasuta kursusi on ju terve maailm täis. Et mida ma näen, et ülikoolis on lisaväärtus on ikkagi see praktiline kogemus, et sa oled midagi läbi teinud. Ja selle jaoks ongi vaja meil neid aparaate, seadmeid ja energeetika draama on lihtsalt selles, et kõik need seadmed on kallid. Aga kui sa tahad neid kõrgemal tasemelt kasutada, sa tahad neid samu automaatikat või neid asju tööstuses parandada, siis sul peavad need olema juba tudengina nagu kasutatavad. Et me ei saa teha ainult seal blokskeeme ja las küsida AI käest vahvaid küsimusi, siis seda me ei taha teha. Me tahamegi teha päriselt juhtmeid ühendada, ma tahaks midagi ära teha, tahaks parandada neid asju, tahaks mingit uusi süsteeme nendega koos luua. Ma arvan, et see on see, kuhu ülikool oma asjadega läheb. Kui me tuli see chat GPT esimest korda välja, siis tõesti olime seal tasemel, kus me väga paljud läksid ja hakkasid oma kassi pilte värvima, eks ole, et välja näha, et kuidas on asjad on teistmoodi, et ma arvan, et 5 aasta pärast kindlasti AI on rohkem meie igapäevaelu osa või machine learning samamoodi, et täna me juba näiteks kas või ABB poole pealt, kui me pakume service'i või siis parandusteenuseid, siis on võimalik läbi virtual reality või mixed reality prillide öelda kliendile, mis tal tegelikult on seadmel viga. AI saab analüüsida, saab teha nii-öelda digital twin'i peal igast arvutused, et näiteks kui mõnel kliendil on 3 ühesugust saekaatrit või mis iganes tööstust ühesugust asja, on võimalik vaadata, mis oli veaprotsenti ühes, analüüsida teise omasid, et see AI kindlasti muutub nii-öelda toredast naljakast kassipildi tegemisest natukene targemaks, aga üks hea positiivne külg on ka sellel energeetikaga seoses, et kui teha täna üks tavaline Google search, siis annab see teatud või võtab see teatud hulga energiat. Kui see sama asi teha AI-ga, siis see võtab 10 korda rohkem energiat, et see lahendab energeetika probleeme omamoodi, see, et AI aitab kõigele kaasa, aitab tööstusele kaasa, aitab ennustada ja nii edasi. Samas see ka loob nagu energeetikale teise probleemi, et kus see energia tuleb, et me oleks see tulevikus olemas. Et see on siuke, ei ole nii lihtne lahendus, et mida täna siin võib-olla lahendame. Ei ole, aga seepärast mõtlengi, et ilmselgelt 5 aasta pärast nagu paluta tudengil referaati küsida,
noh, ei tundu nagu väga mõistlik tegevus, on ju, et sul on lihtsam saada see ju kohe kätte. Et kui vanasti õppejõud tahtis ise mingit teadust teha, siis oli hea öelda tudengile, et kuule, et kammi mulle natukene kirjandust on, aga täna nüüd oodata tudengi järgi, et 2 nädala jooksul sulle midagi tagasi saadaks, kui sul on võimalik see ühe päringuga info kätte saada, et see ei ole väga mõistlik ajakasutus. Aga siis peaks õpetama tudengile, et ta õige asja küsib, et ta võib küsida vale pildi. Aga see ongi see kontekst, mida me peamegi nagu õpetama ja selle jaoks ongi, nii-öelda, kui sa paned käed külge ja sellest aparaadist tuleb toss välja, siis sa tegid midagi valesti. Aga AI ei ütle sulle, et sul toss välja tuli, et selle jaoks on sul vaja ikkagi päriselt midagi maha põletada, et aru saada, et ma tegin midagi valesti. Ehk siis algpõhimõtted jäävad ikka alles, tuleb lihtsalt võib-olla teatud uus aste juurde kõigele. Ja ega meil nüüd AI tulekuga oomiseadus ära kadunud, et... Just nii. Meil hakkab aeg vaikselt ka otsa saama, et võib-olla tänase vestluse kokkuvõtteks, et me oleme siin jõudnud rääkida akutehnoloogiatest, taastuvenergeetikast, tarbimise juhtimisest, et mis oleks võib-olla teie põhisõnum, kui te nüüd peaks kuidagi oma jutu täna kokku võtma, et teemal siis tark võrk ja miks peaks täna investeerima tarka võrku? Ma alustaks võib-olla isegi sellega, et me teeksime tarkasid otsuseid ka siis, kui me selle rumala seadme sealt võrgust ära võtame ja selle asendame targa seadmega. Ehk mis on selle vana seadme elu pärast? Kas me viskame ta ära, kas sealt mingid komponendid kasutavad? Kuidas me seda sorteerime? Lihtsalt see ringmajandus energeetikas ei ole loogiline veel. Aga kuna meie aparaadid on kallid, siis me peaks kogu seda ressurssi, mis me oleme ühe korra kaevandanud, me peaks seda võimalikult palju nagu taaskasutama. Et me räägime siin, et kuskilt täiesti lambist tuli mingi tuuliku labade teema. Et meil ei ole täna head retsepti. Ma käisin siin Tartus, küsiti mu käest, aga elektriautod ja need akud. Ma ütlesin, et meil ei ole sellises mahus kunagi akusid ringi sõitnud. Et jah, me täna ei tea, mis me endaga teeme, aga ilmselgelt me ei saa kuidagi neid prügilasse viia ja lihtsalt seisma jätta. Me peamegi nuputama, mis me edasi teeme. Ehk et meil see sama tarkuus oleks pärast neid asju kuidagi uuesti kasutada, lõpuni kasutada, taaskasutada. Et see on see, kuidas me saame teha tarku otsuseid, et me lihtsalt ei raiska energiat, seepärast kõikide toodete tegemise peale kulub ka energiat. Ja eks see samas, et CO2 jalajälg ja selle kokkuliitmine, et mingid toote saamiseks ja ringmajandus ja seda olgem ausalt, seadusandlus väga palju ka toetab, et see ringmajanduse asi tuleks käiku. Aga kui me vaatame, mida ma tahaks klientidele või inimestele öelda on, esiteks kasutage kindlasti talupoja mõistus selle koha pealt, et mõelge tegelikult tõesti, kas neid asju on vaja, mis probleemi nad teil ravivad, mitte hakata ravima haigust, mida ei ole olemas. Ja kindlasti ei tasuks karta mingeid uusi tehnoloogiaid. Nagu ma ütlesin, asjad on arenenud, 10 aastat tagasi telefon oli võib-olla tõesti nuppudega ja ainult ja nii edasi. Täna iPhone mudelid on kaamerate eest ja mida veel. Et ei tasuks olla väga skeptiline uute asjade osas, aga tasub jääda ikkagi reaalseks ja mõelda, mida selle uue asjaga siis parandada või ravida. Jah, aitäh ja siis võib-olla üks soovitus oleks ka veel, et käige täiendkoolitustel, õppige nende uute asjade kohta. Absoluutselt. Alati ülikooli poole tasub pöörduda, et saada haridust juurde ja targemaks ja ega ABB-l ka. Meil on neid seminare, et kliente ja inimesi harida olemas. Et... Riik rahastab sellel ja järgnevatel 2 aastal väga oluliselt täiendkoolitust. Nii et selles kõik saavad omale lähima õppeasutuse kodulehelt vaadata, et mis täiendkoolitusi just parasjagu pakutakse. Aga äkki me siis ikkagi ütleme, et tuleks kõik peaks elektri poole ka tuttavad olema, et võtaks neid koolitusi. Jaa, seal on päris mitu ABC taseme koolitust, et lihtsalt aru saada, miks peaks ühte või teist päiksepaneeli lubama, mis tingimustel panna, mis asi on salvestustehnoloogia, neid kõiki asju saab erinevatest kohtadest õppida, nii et hoidke silmad lahti. Jah, aitäh Ivo, aitäh Tanel, aitäh kuulajad. Te kuulasite ABB podcasti Energiamajanduse telgitagustest ja näeme järgmine kord. Energiamajanduse telgitagustes